No nii, ahoi ja tere tulemast ja ahoi, käes on siis seeria numbriga number 14 vlog ning jep, mul on jälle kord erinevaid asju ette vaadatud, ette valmistatud, midagi on läbi mõeldud, midagi on läbi mõtlemata. Nagu ikka programmi alguses tuleb veidi uudiseid asju maailmast siit ja sealt, mis toimumas on ning muidugi on veebiseade, veebitoode, millest me räägime nagu ikka ja sellele lisaks siis tuleb ka vaataja küsimus, mis on täna pärit YouTube'i kommentaaridest. Väga mugavalt sattus see just saabuma just enne seda vlogi filmimist, nii et see on väga hea. Lisaks sellele, mis meil siis veel nädala vedelikku sel korral ei ole, ei jõudnud, õigemini ma jõudsin küll saada paar toodet, millest võiks rääkida, aga ma arvan, et nendest ma räägin ilmselt järgmisel korral, kui ma olen nendega natukene lähemalt tutvunud, et ühesõnaga sel nädalal siis veebi vedelikust või nädala vedelikust meil midagi ei ole, küll aga selle asemel tuleb üks teine selline uus segment, see on siuke lühike kiire, mõtlesin, et teeks midagi fun'i siis teie kui vaatajatega, et igal juhul räägime sellest siis, kui me sinna otsapidi jõuame. Aga mis seal ikka, liigume siis edasi uudistega ja millest tuleb siis juttu tänastes uudistes on just nimelt siis uudised, reaalsed uudised, mis on pärit ei kuskilt mujalt kui UK-st, mis on igati äge, tore, vinge riik ja igal muul tasemel suhteliselt sarnane Eestile, selles mõttes, et ta on Euroliidu riik, võib-olla peale Brexitit enam ei ole, aga tänase seisuga on ta siiski Euroliidu liige, nii nagu Eesti, samamoodi progressiivne, ajakohane, modernne, põhimõtteliselt on nagu kõik vägagi sarnane, aga on ka teatavaid erinevusi. Ja mis siis on sellised erinevused, millest need uudised täna räägivad? Esimene uudis on siis selline, mis räägib nii-öelda igivanast väitest, mida armastavad paljud poliitikud ja erinevad terviseorganisatsioonid veebi maha surumisel ja nii-öelda demoniseerimisel kasutada. Ja selleks on loomulikult siis väide, et veipimine nii-öelda toob noori üle suitsetama või õigemini siis, et nad hakkavad nagu veipima ja siis varsti nad loobuvad veibist ja hakkavad hoopis suitsetama, et see on nii-öelda hüppelaud suitsetamisele. On olnud tänaseks juba päris palju erinevaid nii-öelda statistilisi uuringuid ja nii edasi, mis tegelikult lükkavad seda väidet üpriski palju ümber. Paraku need, kes on nagu anti-veipimine ja anti-smoke, nii-öelda anti-suits, et neid nagu ei huvita, et selles mõttes, et faktid, numbrid ja asjad neid ei puuduta nagu, et nende jaoks on, neil on oma nii-öelda mull ja oma maailm, kus nemad elavad ja nad arvavad jätkuvalt ikka seda sama, mis siis, et numbrid tegelikult räägivad midagi muud. Ning konkreetne uudis, millest siis jutt käib, on siis uudis, mis tegelikult võtab väga ilusti kogu selle teema kokku ja natuke lahkab ka neid uuringuid, mis nii-öelda nagu väidaksid, et noored siis, et see veipimine on nii-öelda uus nii-öelda needus ja toob siis noori suitsu juurde, et see nagu lahkab seda päris palju ja päris hästi, et need uuringud reaalselt siis näitavad tegelikult seda, et noortele meeldib proovida, et olgu see veip, olgu see tubakas, olgu see mis iganes, nad teevad neid asju anyway, nad saavad need asjad kätte lõppkokkuvõttes anyway. Siin ei ole nagu vahet, et milline see toode on või milline on tema tervise mõju. Noored proovivad asju. Jälgides nüüd üleüldist statistikat, siis tegelikult need uudised ja kõik need nii-öelda uuringud on tehtud väga väikeste numbrite baasil ja nii-öelda tulemus või siis nii-öelda järeldused on nagu tegelikult väga nõrgad, et kui kokku vaadata nagu numbreid nii-öelda kas või UK põhjal, siis noorte seas see suitsetamine ja suitsetamise nii-öelda trend on vist viimase 10 aasta või 20 aasta midagi sellist nagu madalaim, et nii madalat noorte seas olevat suitsetamis nii-öelda standardid pole ammu nähtud.
et nagu see väide, mida kasutatakse, et noh, et veipimine viib noored nagu suitsuni ja veel mõned julgevad väita, et narkootikumideni, mis muidugi ei vasta absoluutselt tõele, siis see tegelikult, kui see vastaks tõele, siis see tähendaks seda, et niivõrd suure plahvatusliku veipimise kasvuga kaasas peaks käima siis ka meeletu noorsoo suitsu juurde tulek, et fakt on aga see, et seda ei ole, seda statistika ei näita, seda rahvas ei räägi, nii et see on nagu jura, et ühesõnaga see on väga hea artikkel, ta on küll inglise keeles, aga lingi leiab kindlasti alt, et kel vähegi keel suus, soovitan läbi lugeda. See on muidugi eriti veel selline asi, mida kindlasti poliitikud võiks lugeda, et see oleks nagu väga tore. Ja teine uudis siis on täpselt samamoodi samast kohast ehk siis UK-st pärit ning see siis räägib sellest, milline on nii-öelda UK nüüd tulevaste aastate nii-öelda plaan, et on nüüd paika pandud reaalne tegevuskava ja plaan ehk siis kuidas siis suitsetamist vähendada ja seda suitsetamise mõju nii-öelda rahva seas siis vähendada ning see plaan sisaldab endas väga kõvasti rõhku veipimisel ehk siis oluliselt vähem ohtlikud alternatiivid suitsetamisele peavad olema rahvale soodsalt, lihtsalt igalt poolt kättesaadavad. Jutt siis käib muidugi täiskasvanutest, mitte noortest ja lastest ja nii edasi ning loomulikult siis enamus või kõik nii-öelda Inglismaa siis terviseorganisatsioonid, nii nagu meil on Terviseamet ja muud taolisi terviseministeerium ja mis iganes, toetavad kahe käega siis inimeste nii-öelda ületulekut tubakasuitsult veipimisele, et see on nagu, see baseerub nii-öelda siis teadusel, uuringutel, mida me täna juba selle kohta teame ja mind nagu kummastab kõige rohkem see, et kuidas saab olla, et kaks niivõrd suhteliselt identset või sarnast riiki, samal tasemel olevat riiki avatuse mõttes, eks ju, kuidas nad saavad vaadata samu uuringuid, samu tulemusi ja teha täiesti eraldi, täiesti erinevad järeldused nendest, et meie riik ütleb, et veip on ikkagi tegelikult päris paha ja ma arvan, et ikka kaitseme lapsi ja teeme bla 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 bla, et ühesõnaga keerame kraanid nii kinni kui vähegi võimalik ja samas kõrval on siis UK, kes vaatab neid tulemusi, neid andmeid ja ütleb, et oh my god, et see on nagu suurim pääsetee rahva tervise mõistes viimase 50 aasta jooksul, eks ju, et noh, minu jaoks on see hästi arusaamatu, et ometi mõtled, et nagu inimesed, kes on meil nagu poliitikud ja ministeeriumis töötavad igasuguseid asju korraldavad ja majandavad ja et nad peaks nagu olema targad ja avatud silmaringiga ja nagu mõistma asja ja nägema asja nii, nagu see on. Et siinkohal ma tahakski nagu öelda, et jumala eest, kui tuleb mingi poliitik meie nii-öelda stseenil välja sellega, et ta toetab veipimist, ta on väga selle poolt, ta, ma ei tea, püüab saada mingiks kellekski kuskil meie Riigikogus mingiks tähtsaks nimeks või mida iganes ja tal on mingi plaan, kuidas seda asja läbi viia, kuidas ta toetab neid, kes tahavad suitsust loobuda ja ka neid, kes juba on loobunud ja on nii-öelda veiparid, eks ju, kes lihtsalt püüavad suitsust eemal olla. Kui selline poliitik tuleb, ma vannun, minu tugi on selle venna taga 100% ja ma kindlasti ei väsi absoluutselt kõigile seda infot edasi andmast, et jah, pole midagi teha muud kui loota, et lõpuks meil äkki tuleb ka mõni selline poliitik või lausa mitu, kes on valjuhäälselt seda asja toetamas, sellepärast et lõppkokkuvõttes poliitikud on inimesed, kes töötavad meie heaks, meie oleme nende ülemused ja meie peaks olema õigus nad lahti lasta, kui nad ei tee seda, mida me tahame, et nad teeksid. Et jah, ühesõnaga selline mõte. Anyway, see teine link, teine uudis, samuti inglise keeles leidub sellele siis viide alt, nagu ikka. Ja viimane selline uudis, või noh, mis uudis, noh ikka uudis, mõned juba teavad, kes veel ei tea. E-Piip Tallinnas kolis ümber aadressilt Luha 40 aadressile Luha 40, mis on naljakas, sest et tegu on siis kõrvuti majadega. Ise läksin esimest korda
otsima seda siis vähe sattusin ka segadusse ja värki, aga tegelikult see on seal kohe kõrval, et seda ei ole nagu üldse raske leida, sildid on väljas ning uus place on üli kõva, et sinna tuleb siuke mõnus chillinurk, kus saab istuda, kohvi juua, juttu puhuda, niisama veipida värki, et loomulikult on 18+ kohvik, nii et alaealised sinna ei saa kahjuks või õnneks, kuidas kellelegi, aga jah, et siin video vist nüüd jooksis ka. Ma loodan, et ma ei unustanud seda siia panna. Igal juhul jah, et tasub kindlasti minna vaatama, et ma käisin seal viimati siis, kui see muutus toimus umbes 2 päeva tagasi, et siis see oli veel pooleli, et nad vaikselt tunnivad seda. Igal juhul jah, väga mõnus koht, kus aega veeta ja osta mõni vedelik ja chillida sõpradega, et ma usun, et see saab kõva olema. Igal juhul, selline on siis tänane uudiste segment. Ma usun, et ma vist rääkisin kõigest, millest ma täna rääkida tahtsin. Loodetavasti ma midagi ära ei unustanud ja ma arvan, et sellega tõmbame siis hetkel uudiseid kokku ning paneme siis edasi sinna poole, kus on veebikraam. No nii, veebikraam. Millest me siis täna räägime veebikraami segmendis? Täna meil on selleks siis üks toode, mis on pärit jällegi Vapemarketi ridadest. Sergu, üks seal kohalik vend, kes teda veel ei tea, jagas siis enda isikliku eksemplaari, aga minu teada peaks nüüd veel letis seal täitsa need müügil olema, et tegu siis sellise asjaga nagu Shadow Vapers Shadow RTA. Ta on veidi natukene GTA-liku ülesehitusega, tegu siis nii-öelda paakatomiseerijaga, aga ta ei ole siis tehase poolt valmistatud koilidega, vaid ta on ise ehitatava siis ehitusalusega. Ja siiamaani, nüüd ma siis olen seda tubli 2 nädalat enam-vähem järjest vihtunud vahelduva eduga ikkagi mingid RDA-sid kasutanud, aga hästi palju olen kasutanud siis seda puhtalt sellepärast, et teada saada, mida ta endast kujutab, kuidas toimib ning loomulikult, kas ta on siis oma hinda ja kõike muud väärt. RTA siis, millest jutt meil nüüd käib, on iseenesest üllatavalt hea. Tema erinevad boonused kindlasti on see, et ta on paak, eks ju saad ära täita ja mõnda aega veipida ilma, et see peaks pidevalt peale tilgutama. Maitseomadused on tal päris head, ei saa midagi öelda. Õhuvool on mõnus, siuke keskmiselt takistatud, et ta ei ole täiesti siuke superlahtine ja ta ei ole ka väga tihke, et ta on ikkagi otse kopsu ja siukse keskpärase tõmbega, et see on nagu raske seletada, aga see on üks selline õhuvool või see õhuvoolu tase, mis siit tuleb nii-öelda. Mina olen teda rokkinud terve aja põhimõtteliselt täiesti lahtise õhuvooluga ja minu jaoks on see täpselt paras, et toimib väga hästi. Tal on omad kiksud, tal on paar väikest sellist miinust, millest me räägime kindlasti, aga üleüldiselt siis kokkuvõtte teeme siis peale seda, kui me oleme käinud all laua peal ära ning vaadanud siis lähemalt, milline see asjandus välja näeb. Nii et tšekime ta üle. Okei, oleme siis laua peal ja mida me nüüd vaatame, on kõik need komponendid, millest moodustub Shadow siis RTA. Liigume siis läbi kõikide nende ükshaaval, alustades siis ülevalt. See on Artemist Trip-Tip, käib tema siis siia otsa, see on pealmine kork. Kuna ta on nüüd värskelt puhastatud ära, et ta vähe viisakam välja näeks, siis ilmselgelt need tihendid asjad haaravad natukene tihkemalt, aga üldiselt probleeme nagu ei ole, et ta hoiab väga hästi kinni, et ära kukkumisega probleeme ei ole. Lisaks sellele see on siis nii-öelda see pealmine kaan, eks ju. Siit edasi tuleb siis nii-öelda tema keha, Shadow 3. See on üpriski jupp aega juba kasutuses olnud ja siiamaani, nagu ma olen tähele pannud, siis üldiselt see värvikiht on enam-vähem okei, aga siin on näha väikene täks on juba maha tulnud, et kuskilt ta on ilmselt kukkunud ja mõned kraamud siin-seal, et aga üldiselt tundub suhteliselt
kestev vastupidavus okei, et nuputasin ja laamendasin, mis ma laamendasin, aga mina ei suutnud tuvastada nagu ühtegi võimalust, kuidas seda korpust ja klaasi siit maha saada. Tõenäoliselt nad peaks tulema, sest siin on näha selline mikropragu ja siin on samamoodi näha pragu. Tõenäoliselt on ta siis pressitud siia otsa kuidagi nii, et ta igal juhul istub väga-väga tihkelt, et seda ma kätte ei ole suutnud kuidagi saada. Aga see ei takista iseenesest puhastamist, et puhastamine läbi pesemine on väga lihtne, et ta käib piisavalt paljudeks algosadeks. Siis selle alla edasi on siis siis ehitusalus. Tegu on siis postless ehk siis ilma postideta alusega ja koilid siis kukuvad potsti otse siis siia õhukanali peale. Õhukanal on selline otstest ovaalne ja siis selline ma ei tea, basseini kujuline või midagi taolist, et siis a la siukse kujuga, eks ju. Või siis siukse kujuga. Mul on siin sees 3 millise diameetriga koilid. Need on konkreetselt siis Caterpillar tüüpi Claptonid ja kinnitatakse teda siis, mis on kruvide asukoht on naljakas, et siin on külje peal, siin on külje peal ja siis siit poolt otstest on 2 tükki kõrvuti, et siit ja siis siit ja siit. Et siuke kummaline viis, aga paistab, et toimib. Õhk tuleb alt külje pealt, läheb siis sisse ja tuleb siis keskelt siit ülesse. Mida nüüd veel lisada siia, siis see alumine ja kõige alumine on siis õhurõngas. Siin on selline julla, mida kui silm seletab, siin kohas on selline väike nõksakas ja siin rõngal on siis siin servas, kui see nüüd hästi paistab kätte, vist paistab, on siis see, et nõks, kus kohas see külge istub. Et seda tuleb jälgida, et see on siis selle jaoks, et sellega on reguleerida hea õhku ja ühtlasi sellest siis keerad seda atomiseerid maha. Ja see rõngas siis istub tihendiga kinni, et ta päris vabalt selline loksuks, et see on ka igati positiivne väike lisand. Miks ta nüüd siit maha käib? Ma ei tea, otsest vajadust ei ole, aga ju siis teeb puhastamise vähe lihtsamaks. Ja vaadates siis all on siis temal nimetused kirjad ja vaadates, liikudes siis päris alla välja, siis kui vaadata seda 5-10 pinni, ta ulatub küll törts välja, aga ütleme nii, et mina pigem ei kasutaks seda hübriidi peal, et kes kasutavad hübriidühendusega moode, siis mehaanilisi, siis neil ma ei soovitaks seda sinna otsa kruvida, et see on selline väga piiripealne, et põhimõtteliselt toimiks, aga mina ei riskiks. Eriti kui on akudel on pealmised klemmid natukene paindunud, siis see võib tekitada palju paksu pahandust. 5-10 on iseenesest kullaga kaetud, fikseeritud, staatiline, et ei liigu üheski suunas ja see on iseenesest positiivne. Siiamaani ühegi moodi peal, millega ma teda katsetanud olen, ei ole siis ühendusega mingeid probleeme olnud. Millest võib-olla veel tasuks siis rääkida on siis see vikkimisstiil, et need pilud siinpool 2 tükki ja teisel pool 2 tükki. Need pilud on siis see, kus reaalselt vedelik sisse tuleb. Et need siis on kohakuti nende aukudega siin. Ja nüüd tasub ära mainida, et siin ei ole mitte mingisugust vedeliku siis kontrolli, ehk siis ei saa midagi lukku keerata täitmise ajaks, siis tuleb arvestada sellega, et kui sa nüüd ohtrasti seda vedeliku peale siia paned, eks ju, keerata kinni ja keerad seda asja kinni, siis see tekkiv vaakum surub teataval määral seda vedeliku otse siia siis ehitusaluse peale ja koheselt hakkab niisutama seda värki siin, et tuleb sellega arvestada, et minul on ta paraku peale täitmist üldjuhul alati natukene siis siit alt õhuaugust välja ajanud lõpuks, et jooksvas kasutuses ta ei ole mul kusjuures väga üldse lekkinud, et paljud ütlevad, et ta on selline lekkimissõbralik, aga üldiselt minul ta ei ole lekkima läinud niisama lambist, et ainult peale täitmist värskelt. Ja tasub siis ära mainida selle osa, et kui sa paned siia vatti nüüd sisse, siis see tuleb siis panna läbi koili nagu ikka ja siis sa topid teda siia nii ohtrasti tihkelt vahele kui võimalik, et muidugi tuleb jälgida ka seda, et koil ei oleks liiga tihkelt täis vatti
topitud, sest siis tekib see probleem, et ta jääb kuivale pidevalt. Et ta peab olema siuke täpselt balansis, aga need augud jah, siin ees tuleks siis korralikult täis toppida niimoodi, et siin kuskilt õhu vahega midagi ei jääks, et õhku saab ta piisavalt igalt poolt peale, et seda probleemi ei ole, et pigem just vastupidi tuleb siis jah, hoolitseda sellest, et siin ei oleks kuskil kohta, kus see vedelik saaks nagu läbi niisama nõrguda. Ja ega muud ei olegi, et üldiselt on ta suhteliselt okei ja pole nagu suuri muresid lekkimisega olnud, et ainult peale värsket täitmist. Et peale seda keerad kokku, naksti, nii, see läheb siis siia otsa. Ja ongi kogu muusika, täpselt selline lihtne ta on. Ega siin suurt muud midagi lisada ei olegi, et panen siia vatid sisse ja lähme siis tagasi ülesse näovaatesse ning tõmbame oma mõtted kokku selle seadmega. Nii, selline siis oli Shadow RTA lähedalt vaadatuna, juppideks, pulkadeks võetuna. Mis siis minu konkreetne nagu arvamus asjast on? Loomulikult nagu ikka, ma saan rääkida ainult sellest, mis on otseselt minu ees, ehk siis see konkreetne seade, see konkreetne paak. Ning minu kogemus temaga on tegelikult, ütleme nii, et päris positiivne. Paar pisiasja välja jätta, siis tegelikult on ta mulle isegi täitsa meelt mööda. Et alustades siis ilmselgelt küsimusest, mis enamasti kõiki nagu huvitab, milline on tema maitse. Paagil endal loomulikult maitset ei ole, vaid milline on tema maitse omadus, kui hästi ta maitset edasi annab. Ilmselgelt tegu on RTA-ga, RTA-d on maitse valdkonnas üldjuhul üpriski head. Kindlasti paremad üldjuhul kui tavaliselt tehase koillid. See on ka vaieldav, aga minu arvamus on vähemalt selline. Ja ka selle RTA puhul maitseomadus on tal tegelikult vägagi hea, et siuke 10 palli süsteemis, ma arvan, et ma julgeks talle anda siukse tugeva sellise 7, et ta annab väga hästi maitset edasi, üldse ei saa kurta, et jääks puudu millestki või võiks nagu väga palju rohkem olla, et kui sa paned siia oma mingi lempar vedeliku sisse, siis tõenäosus on hea, et sa tunned seda maitset ka väga hästi. Loomulikult, mis puudutab nüüd maitset, siis kollid mängivad rolli, vedeliku paksus mängib rolli, 100 muud asja, et tegelikult asju, mis mõjutavad seda maitset on palju, aga ütleme nii, et milline minul ehitus sees siin sees on, nagu alt oli juba näha, siis 3-millised koilid, Claptoni kujul siin, siis, mis nad siis olid, Caterpillarid. Et igal juhul minul selle ehituse juures, selle vikkimise juures on ta olnud maitse poolest igati super luks, et ei saa absoluutselt selles kohas nagu jonnida millegi üle, et mina olen nagu maitse mõttes väga rahul. Edasi nüüd teistest positiivsetest asjadest, ehituskvaliteet on tal päris okei, ei saa kurta. Värvikate, mis minul on siis siin on must, värvikate ei ole tal nüüd kõige võib-olla parem, et see ei ole nüüd anodeeritud siis alumiinium või roostevaba või mis iganes, et siin on nagu reaalselt värv peal ja siit on näha, et on natukene juba maha tulnud ühest kohast. Et ta on kasutuses olnud ka muidugi päris pikka aega. Nii ja naa, et kui sa kardad, et värv maha tuleb, osta hõvedane versioon ja põhimõtteliselt ei ole seda muret, aga iseenesest jah, muidu koostöö kvaliteet on tal hea. Teine positiivne asi kindlasti on see, et ta on pealt täidetav, mis teeb elu väga lihtsaks, et suhteliselt lekke vähene siis täitmisviis nii-öelda. Paak ei lähe kuumaks üleüldiselt praktiliselt üldse, minul ta ei ole vähemalt kordagi nii kuumaks läinud, et ma ei saa teda vastu suud panna, eks ju. Ja see muidugi võib olla ka põhjustatud tegelikult siis sellest, et kuna tal see õhuvool on tihke, vedeliku etteandmine on natukene nagu aktiivsem, siis mina nagu olen ennast avastanud. Praegu mul siin sees on 0,32 ohmi siis need koilid ja kuskil 60 vatti juures ma seda tõmban, mis tähendab seda, et ma tõmban sellega rahulikke ja pikki mahve versus siis mõne RTA-ga, kui see tõmbad nagu jõuliselt ja kõvasti, et seda temperatuuri nagu balansseerida on ju, ala mingi 90 vatti juures või 100 vatti juures. Et seda ma tõmban nagu aeglaselt rahulikult pikalt, ma saan mõnusa suure kopsutäie sellist sooja auru ja üpriski maitserohket,
et see on nagu kindlasti boonus. Ja nagu ma eelmisel nädalal ma rääkisin Furiosa vedelikest, mis siis Levia kaudu minuni jõudsid. Ja täpselt nii nagu ma ütlesin, et see üks, kas oli vist Lava Drops äkki või oli see mingi see teine, see Draakoni mingi asi oli, et ma oletasin, et üks nendest oleks paagis ilmselt parem, et nagu oleks natuke mahedam. Mul oli selles suhtes õigus, et ma käisin mõlemad need variandid siit läbi ja tõepoolest see siuke natuke intensiivsem, siuke kerge keemiline maitse või mitte keemiline, aga siukene nagu intensiivsus, mis tal oli, see kadus ära, et läbi paagi oli super luks, et siin paagis oli väga mõnus seda tõmmata, et jah, et ühesõnaga jällegi nagu maitsest rääkides, eks ju, aga me räägime siis natukene miinustest või negatiivsetest asjadest, mis selle asjaga paratamatult kaasas käivad, nagu siis all juba räägitud, mainitud, puudub tal vedeliku kontroll ja see tähendab seda, et iga kord, kui sa paagi ära täidad ja ta kinni keerad, siis sel hetkel, kui moodustub see nii-öelda vaakumi moment ja sa keerad veel paar ringi peale, nii nagu peab, siis ta surub vedelikku sinna kambrisse paratamatult ja kui sul on nüüd see vikk on kas või natukene liiga nõrk, siis võib tekkida üleujutus teataval määral ning on oodata peale, kui võib-olla mitte esimesel korral, siis peale 3, 4, 5 täitmist on oodata, et sul nii mõnigi tilk võib siit õhu august välja tulla, et see on nagu üks selline võib-olla suurem miinus, et sellega võib arvestada, et mingisugune salfakas, kui sa ringi liigud, mingi salfakas võiks olla lähedal igaks juhuks. Mingid meeletut lekkimisprobleeme otseselt ei ole olnud, et ta on mul seisnud täidetud paagiga praktiliselt mingi 24 tundi ja natukene pealegi laua peal, standi peal nimme jätsin seisma, et näha, kas ajab oma sisu välja või aja. Et mingid probleemid sellega ei olnud, täiesti sama täis oli see paak uuesti kasutama hakates, nagu ma ta sinna jätsin, et niisama ta mul vedelikku välja ei tampinud, et see on nagu väga tore. Siis teine miinus, see on võib-olla natuke subjektiivne, et tal on see Delrin tipp siin otsas ja paraku ta on see nii-öelda nõmeda lahendusega trip-tipi hoidik, et siia vist läheb sisse, jah, siia läheb 510 tipp läheb iseenesest sisse, aga ta jääb jube tobe nagu välja nägema, et minule meeldiks, kui tal oleks nii-öelda sisse poole minev tipp, et ma saan nagu nii-öelda siledalt siis mingisuguse oma tipi peale panna või mis iganes. Ma tean, et järelturul tõenäoliselt, kui natuke otsida, siis ilmselt leiab mingid selliseid teistsuguseid ilusamaid või mis iganes, kellele siis see Ultem nii väga ei meeldi. Aga jah, et selles suhtes see on nagu selline subjektiivne miinus, aga minu jaoks on see siiski nagu selle võrra miinus. Mis tippi, seda konkreetset tippi ennast nagu puudutab, siis iseenesest ta ei ole ebamugav, ta ei ole nagu halb kasutada midagi, et ta on täiesti okei. Aga kui sa oled nagu rohkem nagu selline üleüldiselt nagu mina, kellele meeldib kasutada custom tippe ja ise värve nii-öelda kokku sobitada ja asja ja juttu ja mida iganes, siis on see kindlasti nagu selline miinus. Nüüd hinnast rääkides, siis hinna poolest ei olnud ta nagu mingi meeletult kallis asi, et midagi 40 euriga ta oli, 45 äkki. Ma hetkel ei leia seda marketi kodukat üles ja võib-olla on ta hetkel maha võetud, võib-olla ta on hetkel otsas. Aga jah, et hind ei ole tal tegelikult ka hull ja nüüd päeva lõpus, kui siis tekib küsimus, kas mina ostaks endale selle asja, selle rahaga, siis ta ei oleks esimene. Ta ei oleks esimene RTA, mida ma selle raha eest ostaks, aga tõenäoliselt on ta kindlasti siuke top, ütleme 5, et kuskil 5 või 4 RTA, mille ma ostaks, oleks ilmselt see Shadow Vaporsi toode. Ja mis on tema puhul, nagu mis mulle veel meeldib, on see, et pahatihti, ütleme, et kuna tal on klaasist aknad, mitte ainult terve klaas ümberringis, kui ta pikali kukub, siis on tõenäosus, et see klaas jääb ka tihemini terveks, et mina isiklikult ei ole suur fänn nende kummirõngaste kasutamisel ja mulle meeldib see, et see klaas tõenäoliselt jääb suurema tõenäosusega terveks, kui ta pikali kukub. Aga igal juhul hinna mõttes, jah, hind on normaalne. Ta oleks juba 4-5 toode, mille ma ostaks, kui me räägime RTA-dest, aga üleüldiselt on ta minuga käitunud hästi.
ja kui sul on huvi, siis ma püüan jälitada lingi selle kohta, kui seda ei ole, siis vaatame, mis saab, midagi ma siin alla küll panen ja kui sul on siis huvi minugi poolest haara ligi, või kui sul satub võimalus seda kuskilt saada, siis täitsa on mõelda ligi haarata. Igal juhul jätame siis Shadow 3-ga sel korral hüvasti, tema lahkub meie iganädalasest rotatsioonist ja meie elust ning järgmisel nädalal, nagu ikka, tuleb siis jälle uus toode. Igal juhul tšau paka, Shadow, oli sinuga tore aega veeta. Aga nüüd, mis siis tuleb? Nüüd siis tuleb vaataja küsimus. Nii, tänane vaataja küsimus tuleb siis, nagu juba sai öeldud, nagu juba sai mainitud, tuleb siis YouTube'ist endast ja küsijaks, ettepaneku tegijaks on siis keegi, kes kannab nime Halkonüks, midagi taolist, ma ei tea, mis see täpselt on, aga kirjutab tema siis nii, et väga asine kanal, tore, et leidsin. Kui mahti saate, ehk teeksite järgmises videos lõigu selle, kuidas baasile lisada maitset ja nikotiini. Näiteks 50-50 baas, teha oma maitse järgi ning timmida 6 milligrammi lee. Kalkulaatorid on netis olemas, kõik tundub lihtne, kuid hea oleks enne asjatundjalt kuulda, kuidas täpselt ja mida vaja. Sellise must know tips. Ehk siis, mis on olulised asjad, mida võiks teada. Seniks aga kõik head suve ja kõik. Seniks aga kena suve ja head veipi. Thanks sulle kirjutamast, thanks küsimast, see on absoluutselt asjalik küsimus. Mis puudutab nüüd DIY-d ehk siis vedelike segamist enda kodus oma poolt, siis neile, kes on juba mõne aja seda teinud, nende jaoks ei tundu see absoluutselt keeruline ka raketi teadus ja võib-olla imestavad, miks mõned ja paljudki seda ei taha teha. Need on ehk pigem siis võib-olla juba unustanud ära, et alguses ikka on uue asjaga, uue tegemisega on selline teatav ärevustunne sees või siukene kõhklustunne, et ma ei tea ikka, kas tasub, et lihtsam on, ma ostan valmis vedeliku. Tegelikkuses on nii, et mina isiklikult tundsin ka umbes sarnast emotsiooni päris algusaegadel, aga tegelikkuses ega seal ei ole midagi keerulist ja see ei ole üldse nii hirmus, kui pealt näha nagu tundub, et nagu me kõik teame, nagu enamus teavad ja kes ei tea, väikse Google'i tulemusel saavad teada, siis kõik e-vedelikud koosnevad põhiainetest, milleks on siis PG ja VG, need on siis baasained ehk siis propülenglükool ja taimne glütseriin või glütserool, kuidas keegi seda kutsub, ning maitsestaja ning nikotiin. Nikotiin on muidugi valikuline, kes tahab seda panna, kes ei taha, kes tõmbab nulli, kes mitte ja nii edasi ning konsistents ehk siis 50-50, see tähendab siis pool PG-d, pool VG-d, eks ju, siis neid suhteid saab omavahel timmida nii nagu soovid, et põhimõtteliselt mida rohkem on PG-d, seda rohkem ta kratsib kurku, seda paremini ta kannab edasi maitset, aga seda vedelam ta on, ja mida rohkem on siis VG-d ehk siis taimse glütseriini, seda paksem ta on, seda siidisem on ta kurgule, kui sa seda veibid ja kannab küll kehvemat maitset edasi, aga seda annab siis kompenseerida, kasutades natukene rohkem maitsestajat. Ja see siis tähendab seda, et ta on paksem, et see paksem ja vedelam, see on määrav peamiselt siis seadmes, millises seadmes seda vedelikku reaalselt kasutad. Et suured paagid, võimsad paagid suurte vedeliku etteande aukudega nõuavad paksu vedelikku, sest kui sa liiga vedela sisse paned, siis nad pidevalt lekivad, lurisevad ja nii edasi, et teistpidi, kui sa paned liiga paksu mingisse pisikesse pudinasse ala need pastakad ja algajate aparaadid ja nii edasi, siis koilid jäävad kohe kuivale ja hakkavad kärssama kiiresti, sest nad ei jõua seda vedelikku sinna koili küttekeha sisse tõmmata piisavalt hästi. Ja samuti
aastaaeg määrab ka natuke rolli, et külmemal ajal, kui sa väljas veibid, on alati mõistlik natukene törts vedelamat kasutada vedelikku siis versus siis ütleme tavapärast paksu, mis sa kasutad, eks ju. Ja nii edasi, ühesõnaga siuke kompenseerimismäng, aga see on kõik puhas loogika ja lähtub nii-öelda põhiteadmistest, et ise segades vedelikku, mis puudutab nii-öelda suhet, see on väga lihtne osa. Arvestad seda, kui sa teed mingi X koguse vedelikku, näiteks, ma ei tea, 100 milliliitrit on ju, siis kas sa tahad 50-50, tahad 70-30, tahad 80-20, mis iganes sa siis taga ajad parajasti, arvesta seda protsentuaalselt. 50% ühte, 50% teist või 70% ühte, 30% teist ja ongi olemas, et kogu muusika. Nüüd, kui sa kasutad baasvedelikku, millel on siis nii-öelda nikotiin on 0, siis sa pead muidugi arvestama sellega, et nii-öelda lisatav maitsestaja ja lisatav nikotiin samamoodi siis kõigutavad natukene seda nii-öelda konsistentsi ennast, et kui näiteks nikotiin baseerub PG baasil ja maitsestaja baseerub PG baasil, siis sa peaksid arvestama sellega, et sa peaksid siis nii-öelda nikotiini ja maitsestaja koguse arvestama juba selle PG-ga kokku, mida sa paned sellesse lõpplahendusse, eks ju, et saada õige kogus. Üldjuhul maitsestajat ja nikotiini läheb nii vähe, et see mõjutab seda suhet üpris vähe, et see ei ole nagu tuntav. Anyway, nüüd, mis sa soovisid teada? Ühesõnaga jah, okei. Kuidas segada? Väga lihtne, et basic teadmised, kui sa tegeled, kui sul on nikotiin eraldi ja baas eraldi, alati soovitatav doseerimiseks kasuta kas nõela, siis seda süstalt, ma tahtsin öelda süstalt, või siis kasuta seda pipetti. Ma kohe näitan, mul on siin kuskil üks vist vedeleb küll. Doseerimiseks kasuta sellist lihtsalt asja, minul on selline, see on küll vana ja väsinud, aga igas normaalses veivipoes on täiesti olemas müügil, see on siis kuni 3 milliliitrit korraga mahutab, põhimõtteliselt plastikust pipett. Jumalast hea asi, millega doseerida. Vanasti ma tegin 10 milliseid koguseid ainult ja ma doseerisin tilkade kaupa, ehk siis ma lugesin, mitu tilka ma midagi panin kirja selle ja kogu lugu. Täna ma teen juba suuremaid koguseid, siis mul kulub vedelikku rohkem, siis ilmselgelt mul on see tilgutamisega, ma jääkski nüüd tegema, et selle milliliitri mõõduga on väga palju lihtsam, et sa võtad ühte võtad 1 mill, teist võtad 2 milli ja ongi olemas, on ju, et maitsestaja nikotiini ja nii edasi. Baasi muidugi sa kallad ikkagi, osaliselt natuke võib-olla tunde järgi või variant B, mine Oomi poodi, kuluta paarkümmend euro, osta omale kaal ja sa saad ka kaaluga seda teha, et kuidas iganes, et igalühel on omad eelistused, aga üldiselt see segamine ei ole nii keeruline, et lihtsalt baasloogika, kas kasutad milliliiter mõõtu, kasutad kaalu ja kogu lugu, ja asjade kokku segamisel iseenesest see põhimõtteliselt sama hea, mis sa segad omane morssi kokku, et kui tahad kangemat morssi, paned rohkem seda siirupit, kui tahad lahimat morssi, paned vähem siirupit, kui läheb liiga kangeks, võid natukene tagasi valada, juurde valada, mis iganes, et võib-olla sellised nipid, tipid, et mis nagu numbrite koha pealt, nagu, kui me räägime numbritest, siis selleks, nagu sa ütlesid, on kalkulaatorid. Mina ka peast ei tea kõiki asju, mida kui palju täpselt panna. Ma panen ka kalkulaatoritesse oma andmed sisse, mida ma tahan saada või mida ma tahan saavutada, ta ütleb mulle enam ette ära siis, kui palju, mida ma pean panema ja ma vastavalt sellele teen. Aga okei, põhitõed, mida siis tasuks teada? Segamisel kasuta alati siis abivahendeid, eks ju, et sa teaksid täpselt, kui palju sa mida paned. Kasuta alati kaitsevahendit, ei, ma ei räägi sellest, ma räägin siis kummikinnastest, et nikotiin üldiselt on küll lahja, mida me kasutame, aga sellegi poolest parem kartega kahet seda kasuta kummikindaid. Ning mis puudutab nüüd lõpptoote siis kvaliteedi koha pealt, on hästi palju erinevaid lahendusi, mida teha, kuidas saada maitsid paremaks ja nii edasi. Üks variant sa võid leiutada ise täitsa, paned ühte, paned teist ja vaatad, mis tuleb, on ju, aga mis on sellised põhitõed, mida mina reaalselt jälgin? Punkt 1, ma jälgin tootja soovitust maitsestaja kogusele, ehk siis kui tootja ütleb, et 10%
konsistentsi kohta, siis ma kasutan 10%, kui ta ütleb 15, ma kasutan 15 ja nii edasi. Teine asi, alati kui sa teed mingid omi retsepti ja asju, kirjuta üles iga asi, mida sa kasutad, kui palju sa kasutad ja nii edasi, sest et järgmine kord on sul jubanasta lihtne. Mul on eraldi Exceli reaalselt tabel selle jaoks tehtud. Kui sa segad mingi asja kokku, lased tal siis tiipida või nii-öelda küpseda, eks ju, mingi aja loksutad teda ja bla. Ja ta sul nii-öelda valmis on, siis sa proovid seda, kui ta on vastik või midagi on natukene nagu mööda, et võiks nagu parem olla või rohkem või vähem või mis iganes, sa saad lüüa oma see retsepti ette, mida sa tegid ja sa saad korrigeerida vastavalt. Teed uue, korrigeerid mingid andmeid ja siis saad jälle testida, eks ju. Et alati kirjuta üles, mida sa teed, see teeb elu, sa kujuta ette, kui palju lihtsamaks. Eriti situatsioonides, kus sa viskad mingisuguse asja kokku, sa üles ei kirjuta, sa lased tal seista ja sa tõmbad seda ja see on nagu parim vedelik ever ja siis juhtub nagu see nali, et sa kirjutad üles, mida, kui palju sa panid ja sa ei saa mitte kunagi seda vedelikku enam uuesti täpselt samasuguseks. Et mul on seda juhtunud paraku mitte üks kord ja nüüd on nii, et ma kirjutan alati, kui ma mingi uue asja kokku segan, alati ma kirjutan üles, mida, kui palju ma panen. Üleüldiselt on nii, et segad kõigepealt maitsed kokku, paned oma baasi ja siis paned nikotiini ja siis on kõvasti loksutamist, muud midagi. Ja siis lased tal seista, eks ju. Et mõned kombinatsioonid on üldiselt sellised, et põhimõtteliselt nii-öelda shake and vape, öeldakse nende kohta. Segad kokku, raputad läbi ja võid kohe veipida. Ja on ka sellised, mis tahavad kindlasti nädal, 2 ja võib-olla kauemgi ja mõnel isegi kindlasti kauem tahavad seista, et nii-öelda see homologeerumine toimuks, et kõik need maitseosakesed siis läbi lõhki siis seoks ennast kogu selle nii-öelda kompotiga ja selle baasvedelikuga kokku. Muud sisuliselt seal ei olegi, et meil see jutt tuli nagu pikk, aga iseenesest kogu see temaatika või see vedeliku segamine on tegelikult väga lihtne. See on sama hea, mis sa segaksid omale morssi. Siirup, vesi ja nikotiin on eraldi asi, aga point on nagu sama, et see, kui palju panna baasi selleks, et saada mingi nikotiini kangus lõpptulemus, eks ju, seda sa saad kalkulaatori käest teada, palju panna maitsestajat, see sõltub nüüd sellest, mida soovitab tootja esiteks, kui pudeli peal kirjas ei ole, küsi kindlasti müüjalt, kelle käest sa selle ostad, sest nemad üldjuhul teavad. Ja ega muud ei olegi ja üks viimane siis nipp veel ise segamisel. Kui sul ei ole nagu endal udust aimugi, millist kombinatsiooni segada või milliseid maitseid kokku panna, siis enne kui sa üldse tormad ostma omale aineid selleks, et hakata segama, löö lahti siuke asi, ma panen lingi alla, aga e-sidekriips liquid sidekriips recipes.com on siukene sait, mida mina kasutan. Seal on ilusti reitinguga ära, kasutajad reidivad erinevaid siis vedelikke kvaliteeti, kui hea või halb on ja sinna paned sisse mingi paar märksõna näiteks otsingusse, millist sorti vedelikkus näiteks tahad, on hapu, magus, ma ei tea, mingi maasikaga või banaaniga või mida iganes või küpsisega. Paned sisse, paned otsingusse, tuleb sul terve hunnik vastuseid, eks ju, või sa tead, või sul on mõni näiteks premium vedelik, mis sulle nagu meeldib ja tahad selle sarnast või mingi klooni, paned selle nime sinna sisse, paned search ja ta annab sulle terve rea mingeid vastuseid ja need vedelikud, millel üldjuhul on kõige rohkem tärne, vaata siis need läbi. Sealt kindlasti leiad omale väga häid retsepte ja see teeb su elu jällegi lihtsamaks, sa ei pea ise leiutama või ehku peale mingit solki tegema, vaid sa teed kohe, sul on retsept ees, mida sul vaja on, lähed poodi, ostad kõik need maitsestajad, ostad baasid, värgid, pum, olemas. Et tegelikult on nagu elu selles valdkonnas väga lihtne, kui sa tead, kust otsida ja mida, kuhu, kui palju sisse panna. Kogu lugu. Et ma loodan, et sellest on sulle mingit kasu või vähemalt suunab siin kuskile poole, et sa oskad edasi juba siis ise mõelda, et tegelikult siin ei ole midagi keerulist. Aga jah, ma loodan, et sellest mingit kasu sul on ja põhiline on see, et ära karda üldse seda asja teha, ära karda nagu segada. Et see ei ole raketiteadus, et lihtsalt vaata omale maitsed, mis sulle nagu meeldiksid või vaata retsepti järgi nad, sega nad kokku, lase asjal küpseda mingi aja ja naudi. Et täpselt nii lihtne see ongi. Igal juhul tänan sulle kirjutamast ja mis siis ikka, tänane nädalavedeliku segment paraku jääb sel korral ära, aga selle asemel tuleb siis uus
selline huvitav segment ja selleks on siis nädala trivia. Nii, nädala trivia. Mis asi on nädala trivia? Mõtlesin pikalt ja laialt, kuna see vaatajaskond on juba kasvanud üksjagu suureks, inimesed küsivad, tunnevad huvi, jälgivad ja värki-särki, mõtlesin, et miks mitte teha midagi sellist, mis võib-olla seoks ka teid natukene, pakkus teile mingisugust sellist lõbu ja tegevust ja mida iganes. Ehk siis niisugune asi nagu nädala trivia. Kuhu see läheb, kas see väga pikalt jätkub, seda ma ei tea, seda me vaatame, laseme ajal siis testida seda segmenti, aga nädala trivia on selline, et mina esitan iga episood mingisuguse küsimuse, millele teie võite siis vastata alla kommentaaridesse ja selle siis eesmärk on natukene lõbutseda, nalja teha, mida iganes, et ja võib-olla siis parim nali või parim vastuskommentaar saab siis võib-olla ka mingisuguse väikse auhinna, näiteks võib-olla, ma ei tea, vaatame, võib-olla, igal juhul, et aga mitte siis pikemalt seda asja venitada, lähme siis asja juurde ning mis siis on selle nädala esimene trivia küsimus on siis selline. Sinu valik siis on, kas sa võtad 1 000 000 eurot, aga kui sa võtad 1 000 000 eurot, siis sa pead järgmised 3 aastat ainuüksi mitte kordagi vahele jätmata veipima peekoni, muna, spargli maitselist vedelikku. Kumba sa võtaksid? Kas sa võtaksid 1 000 000 euri, aga sa peaksid terve järgmised 3 aastat veipima seda vedelikku või sa loobuksid sellest rahast? Kas sa võtad raha ja teed seda või sa loobud sellest rahast, aga ei tee seda? Kui sa võtad selle raha, siis mida sa teeksid, et sellest õudusest üle olla või seda välja kannatada? Et igal juhul jäta oma arvamus, kommentaar selle kohta, mis sa arvad, kas sa võtaksid ja mis sa teeksid või ei. Jäta kommentaar alla, parimad kommentaarid võib-olla siis loeme ette, kui midagi väga head siit välja koorub ja loomulikult võib-olla siis kellelegi parimale naljakamale, kelle valime siis äkki võib-olla selle läbi, et mis saab enim like, saab võib-olla mõne sellise nänni, aga seda vaatame siis. Igal juhul 1 000 000 eurot, peekoni, muna, spargli, vedelik järgmised 3 aastat. Võtad või jätad? Igal juhul, selline siis on see uus segment ja vaatame, kuidas sellega läheb. No nii, ühesõnaga, vlog on lõppenud. Ma arvan, et ma midagi ära ei unustanud, ma loodan, et ma ei unustanud. Kui unustasin, siis ma annan endale ise vastu pead hiljem. Igal juhul ma tänan kõiki, kes te kannatasite siia lõpuni välja minuga koos. Minul oli igati fun ja lõbus ja tore ja mis seal ikka, räägime uutest asjadest uutel teemadel uuel ajal ehk siis järgmisel korral ja mis seal ikka, kõigile mahalaseid pilvi ja head veipi.